Tere kõigile! Täna proovid sa ise täisarve arvteljele kanda. Selleks palun pane vihikusse endale pealkiri täisarvud arvteljel. Ja enne kui me lähme arvtelje juurde, siis tuletame meelde, mis me eelmises ülesandes rääkisime. Me rääkisime sellest, et on olemas positiivsed ja negatiivsed arvud. Positiivsed arvud, sellised nagu 0, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi, olid siis naturaalarvud. Ja kui me naturaalarvud kandsin arvteljele, siis nullist vasakule poole jäävad siis miinusmärgiga täpselt samad arvud ja need arvud nüüd kõik kokku, need ongi siis täisarvud. Nii, ole hea, joonista endale ka üks arvtelg. Arvtelje tee nii pikk, kui sul vihikusse mahub. Arvtelje paremasse otsa kindlasti nool ja umbes keskele märgi siis 0. Ja nüüd ole hea, pane nii paremale poole kõik positiivsed täisarvud, mida sa tead, nii palju kui sul mahub. Kõik on täpselt ühesuuruste vahedega, kas näiteks 1 ruut, kõigil vahet. Ja nüüd nullist vasakule poole, siis paned kõik samad arvud, aga miinusmärgiga nagu peegelpildis. Ja pane jälle nii pikalt, kui sul mahub. Neid kõiki arve kokku nimetatakse siis täisarvudeks. Täisarvud sellepärast, et neil ei ole siin komasid ega murde ega siukseid vahepealseid arve, vaid kõik on täpselt täisarvud. Nii, nüüd ma näitan sulle seda programmis sellepärast, et ma tahaks, et sa näed, et mis siis saab, kui ma seda arvtelge nüüd liigutama hakkan. Sina oma vihikus seda liigutada ei saa. Aga näiteks, kui ma nüüd lähen siit paremale poole, siis mul kogu aeg lähevad need arvud suuremaks, eks ole, kõik need positiivsed arvud lähevad suuremaks. Kui ma liigun vasakule poole siit nullist, siis negatiivsed arvud täpselt samamoodi. Eks see on ka arvtelg, lihtsalt 0 on siin paremal pool, aga kõik need arvud on ikka järjekorras, eks ole, ja kui on miinus ees ehk ta on negatiivne arv, siis mida vasakul pool ta on, seda suurem see number on. Aga miinus on ees, nii et tegelikult on nagu väiksem. Selleni me alles jõuame hiljem, et millised on suuremad, millised väiksemad, aga praegult on oluline, et sa saad sellest arvtelje loogikast aru. Täna ma annan sulle lahendada ka paar ülesannet. Ma näitan, millised need ülesanded välja näevad. Esimene ülesanne on selline, kuhu sa pead siis klõpsama õige arvu, mis siia arvteljele läheb. Nüüd siin selles ülesandes on arvteljel kahes otsas nool. Meie teeme alati ikkagi paremasse otsa noole, et siin on lihtsalt vasakus otsas ka nool, aga selles pole midagi. Nii, mõtled, mis arv siin võiks olla? -6, -7, -8. Kui sa oled oma arvuga rahul, vajutad okei, saame järgmise. Noh, see on juba natukese raskem siin. -200, -190, -180, -170, eks ole, 0 on siinpool kuskil hästi palju läheb aega sinnamaani. Nii, jällegi tagurpidi ehk miinusega on ju 70, 80, 90, -100. Ja jällegi siin on positiivsed, eks ole, et kõigepealt vaatad, kas on positiivne või negatiivne, 50, 60, 70, 80, 90. Nii, ja siin on jälle negatiivsed, ehk siis arv läheb suuremaks just vasakule poole. -12, -13, -14. Et tegelikult arv läheb just vasaku poole väiksemaks, aga see number sinu ajus läheb nagu suuremaks, jah? Nii, need on ühte sorti ülesanded. Teist sorti ülesanded on sellised, kus nüüd vahepealseid numbreid ei ole märgitud, vaid on lihtsalt see kriips. Nii et peame mõtlema, mis see on 50, 60, 70, järelikult siin on 80. Nii, siin samamoodi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 klapib niimoodi. 4, 5, 6, 7, 8. Nii, nüüd on keerulisem, sest siin on negatiivne ka, aga sa näed, et üks vahe on 10, eks ole. -10, siin on järelikult -20. Nii, selliseid ülesandeid ma annan sulle eraldi lingil ka ja ma arvan, et sa saad nendega päris kenasti hakkama.